Täna räägime ühest õuemööbli maailmameistrist Tedonist. Millega on siis tegemist? Firma rajaja on professionaalne jalgpallur, kes oli kogu oma elu veetnud väljas ja peale karjääri lõppu ta lihtsalt otsustas, et tema missiooniks peaks saama ka kõik inimesed tubadest välja saada, et luua ideaalne mööbel lihtsalt väljas olemiseks, mis võib samas ka toas seista. Tegemist on kahtlemata maailma tippklassiga ja ka Philippe Starck on oma kollektsiooni teiste kurude seas neile kujundanud. Philippe Starck eelmine aasta tuli välja toolide ja laudade kollektsioon, kus toolimudeleid on kokku, kui erinevaid värve arvestada, 52. Nad on ladustatavad ja lauad on siis sellise tiigipuu imitatsiooniga ja alumiiniumkarkassidega. On olemas ka pikendatavaid laudasid ja kusjuures kõik see mööbel on kasutatav nii toas kui väljas. Kõikidel mudelitel on olemas ka spetsiaalsed katted, nii et padjad oleks muidugi soovitav tuppa talveks tuua, aga mööblikarkassid on täiesti võimalik üle talve väljas pidada. Kevadel lihtsalt puhtaks pesta ja ongi nagu uued. Et nad on äärmiselt UV-kindlad. Garantii annab Tedon 5 aastaks. Nad ise loodavad vähemalt, et see mööbel peab vastu vähemalt 20 aastat, kui mitte elu lõpuni. Kas need padjad tõesti sobivad ka õuekasutuseks? Ja selle võib välja jätta täiesti. Ta on üsnagi kergelt kuivav, nii et peale suuremat vihmasabinat ta kuivab päris ruttu ära. Ja loomulikult ta mingil määral lauspäikese käes pleegib, aga tõesti mitte märkimisväärselt, et mitmeid aastaid ta on ikka täiesti omas värvis ja peab vastu. Tedoniga on hea asi see, et uudistooted sobituvad eelmiste kollektsioonidega. Tedonil on päris palju kollektsioone, kus on võimalik nagu tõesti pool päeva väljas veeta, pikutada seal, magada. Uued kollektsioonid on neil näiteks City Camp, mis on siis niisugune suur lebats, kus on tataamid peal, kus saab siis näod vastamisi lamada. Kõikidesse komplektidesse kuuluvad kardinad ja muidugi eriti huvitav on neil eelmisel aastal välja tulnud Nestrest, mis on siis inspiratsiooni saanud linnupesast ja suure puu või mõne hea tala puudumisel on tal ka spetsiaalne alus, et selle võib siis näiteks terrassi peale seisma panna ja ma arvan, et lastel on sellest ikka väga palju rõõmu. Aprilli lõpus toimunud Milano 2012 messil paotas Tedon saladuse loori ka juba 2013 aasta kollektsioonilt. Ja 2013 paistab väga värviline tulevat, on uued lauad ja siuksed lamamistoolid, hästi kirjud punutised. Ja samas on alati kõiki Tedoni uusi mudeleid võimalik lisada juba olemasolevatele. Nad sobivad kõik oma vahel, on alati võimalik toon-toonis sättida kokku endale sobiv komplekt või just nimelt siis vastandlike värvidega. Kui soovikski just nüüd teha nullist planeering mööblile, mida saab kasutada nii sise- kui õueruumis? Millest soovitad alustada? Selleks on Tedonil kodulehel olemas Tedon Planner, kus igaüks saab oma rõdumõõtmed sisse panna ja siis ükshaaval hakata proovima, võtta erinevatest kollektsioonidest esemeid ja lihtsalt proovida. Tedon on kindlasti äärmiselt ajatu ja nende koostööpartneriteks on väga tuntud disainerid ja muidugi äärmine kvaliteet. Kogu nende toodang on 100% ümbertöödeldav. Nad on põhimõtteliselt jäätmevaba, sest kõik jäätmed, mis neil üldse tekivad tootmise käigus, lähevad 100% ümbertöötamisele. Hind võib muidugi ehmatada. Kui jagada selle mööbli hind kõigi nende aastate peale, milleks ta on loodud kestma, siis võib välja tulla, et see hind osutub hoopis soodsaks.